Aitäh, ma tunnen ka nüüd kerget sellist nagu pinget ja mure, sest Toomas oma ettekande alguses ütles, et järgmised ettekandjad lähevad konkreetsemaks ja sisukamaks ja ma ei ole alati 100% kindel, kui hästi ma sellega hakkama saan, aga ma püüan ja teen endast parima. Ma püüan sellist nagu 3 teemat puudutada või kajastada. Peamiselt siis see, et mis meid ees ootamas on, selle nii-öelda keskkonna küsimuse maa kui ressursi, maa kui looduskeskkonna vaates, kuidas me üheskoos toimetama peame, et need asjad, mis meid ees ootavad, saaksid olema natukene helgemad ja paremad, ja lõpuks, kuidas see kõik, nii see pool, mis nii-öelda keskkonnaga täna toimumas on, kui ka see pool, mida me ise ette võtame, et neid muudatusi vähem problemaatiliseks teha, et kuidas see kõik meie elu mõjutab. Hästi lühidalt ja 2 sõnaga räägin ka enda taustast, et kuidas ma nende teemadeni üldse jõudnud olen. Minu teekond looduse ja keskkonna rüppes algas Tartu Ülikoolis ja sealt edasi siis veel üsna pikalt ka Mälardaleni ülikoolis, kus ma lõpetasin siis oma keskkonnahariduse doktorikraadiga. Ja sealt edasi olen ma töötanud 8 aastat Eesti avalikus sektoris, siis riigis erinevatel ametitel, nii Keskkonnaministeeriumis esindades Eestit kliima- ja keskkonnaküsimustes siis Euroopa institutsioonides ja hiljem ka toetades peaministrit Riigikantseleis nende küsimustega. Täna nüüd ma olen viimased 2 aastat töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses ja endiselt veel püüan mõtestada nii neid samu keskkonnaprobleeme kui ka siis seda, mida selle kõigega teha. Ja üldiselt neid vestlusi ongi väga keeruline pidada sellistes kohtades nagu Hiiumaa teatud mõttes ka sellepärast, mida Toomas rääkis, et me tegelikult räägime siin kogukonnast, kes väga paljuski suudab elada suhteliselt harmooniliselt, suhteliselt heas tasakaalus nii selle keskkonnaga, mis nende ümber on, kui ka siis nii-öelda sellest keskkonnast võtta nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik mõningate mööndustega alati, aga suures osas küll. Need probleemid, millega aga laias laastus tegelema peab, millele me mõtlema peame, on hoopis suuremad ja laiemad. Ma räägin 3 suurest keskkonnaprobleemist ja ma tunnistan kohe alguses ette ära, et see on ääretult suur lihtsustus. Kuidagi lihtsalt tuleb see kõik kokku võtta niimoodi mõnekümne minuti sisse. Ja esimene probleem, millest ma räägin, on nii-öelda selle maaga kui ressursiga ehk kõige enim ja otsesemalt seotud. Ja see on selline laialdane asi, mida võib kokku võtta kui elurikkuse vähenemine globaalselt. Siin joonisel on näha see, kuidas viimase 50 aastaga on üldiselt nii-öelda keskmine loodusliku populatsiooni suurus vähenenud. Ehk siis, kui me võtame looduses mingisuguse populatsiooni, näiteks karude populatsiooni või mingisuguse taimeliigi populatsiooni ja vaatame globaalselt seda, kui suured need populatsioonid on, siis me näeme, et 50 aastaga on see suurus umbes 70% vähenenud, 2/3 vähenenud. Ehk siis me teame seda, et maailmas on väga olulisel määral kahjustunud ökosüsteemid ja see, nii-öelda see rikkus looduses, mida me näeme, on hääbumas ja hääbumas küllaltki kiiresti. 50 aastat on üldiselt selline nagu üsna mõõdetav, mõistetav ajajoon. Ja see ei ole toimunud loomulikult nii-öelda ühtselt igal pool maailmas. See on midagi, mida me näiteks siin Eestis pigem harva näeme. Me oleme harjunud sellega, et elurikkus üldiselt on meil hästi, mõningate mööndustega nagu ikka, aga need suurimad muutused, mida me näeme maailmas, on sellistes kohtades, kus me käitumegi maaga oluliselt rohkem kui nii-öelda, et me võtamegi nendes piirkondades maad hästi tihti kui ressurss. Ja siin me ei saa rääkida ainult sellest, et just kui näiteks Lõuna-Ameerikas, kus on 94% keskmine populatsiooni suurus vähenenud, oleks nüüd seal koha peal mõtestatud ainult seda nii-öelda vaadata, et meie siin näiteks ei oska seda tasakaalu loodusega leida, vaid see on kõik selline globaalne probleem. Ka meie tarbimisharjumused, näiteks soov tarbida meeletutes kogustes kohvi või kakaod, šokolaadi, ka need kõik tegelikult väga olulisel määral mõjutavad seda, kuidas globaalselt nii-öelda selle elurikkusega olukord on. Ja see mure, miks selle peale peab mõtlema ja kuidas me sellest nii-öelda siis meie kui inimesed, see maa, see mina selles maas peame mõtestama, on see, et me tegelikult saame looduselt ääretult palju asju, mis on meil igapäevaselt vajalik.
et need samad nii-öelda toidujulgeoleku küsimused ja see, kuidas me nii-öelda üldse näiteks ellu jääme, alates siis sellest, et meil on vaja elurikkust selleks, et meil oleks piisav hulk toitu, näiteks see, kui hästi saavad hakkama tolmeldajad, looduslikud tolmeldajad nagu mesilased ja erinevad putukaliigid, mõjutab väga olulisel määral seda, kui hästi meie põldudel ja meie nii-öelda viljapuudel kasvavad taimed, kui edukalt see kõik toimib. Ja muidugi igasugune nii-öelda selline mitmekesine elurikas ökosüsteem on ka vastupidavam haigustele, vastupidavam looduskatastroofidele, tugevamatele nii-öelda näiteks põudadele ja ka ütleme tulevoogudele ja kõikidele sellistele asjadele. Ehk siis me saame tegelikult ääretult palju väga otsest ja sellist ka nii-öelda majanduslikult mõõdetavat kasu ja väärtust sellest, mida pakub meile siis nii-öelda see loodus ja see keskkond. Teine selline suur probleem on selline teema, millest on ääretult palju viimasel ajal räägitud, et ma usun, et väga suurel määral olete sellega kõik ka tuttavad. Kuigi ka see on selline teema, mida Eestis vahel nagu omal nahal tunda on keerulisem. Ja see on kliimamuutus. Me oleme väga suurel määral viimased umbes 100 aastat kasutanud fossiilseid kütuseid. Me oleme võtnud selle nii-öelda süsinikku, mida on väga suures mahus nii-öelda geoloogilises ajaskaalas sadade miljonite aastatega maapõue sisse hoiustatud, võtnud selle sealt välja ja viinud selle atmosfääri. Ja me näeme, et selle tulemusel on olulisel määral suurenenud nii-öelda globaalne keskmine temperatuur. Kliima muutub ja on muutumas soojemaks. Ja see, miks me selle pärast suurel määral muretseme, on see, et see toob kaasa meile põudasid, see toob meile kaasa teistes piirkondades ja teistel perioodidel üleujutusi, see toob meile kaasa suuremaid ohtusid, näiteks metsatulekahjudeks, tugevamateks tuulteks ja tegelikult see on täpselt samamoodi seotud selle nii-öelda elurikkuse poolega, ehk siis ka nende ökosüsteemidegi, mis nii-öelda siis toimivad looduses kuskil näiteks meist eemal, ka nende keskkond ümber muutub ja ka nemad peavad sellega harjuma, aga see muutus on toimunud nii kiiresti, et need liigid tihtilugu ei saagi selle muutusega hakkama. Nad otsivad uusi kohti, kuhu liikuda. Mõned neist näiteks liiguvad, kui me räägime sellistest putukatest, mida me saame käsitleda kui kahjurid, näiteks kooreüraskid, mõned neist liiguvad piirkondadesse, kus nad varem ei olnud ja tekitavad ka meeletut majanduse kahju. Teised aga lihtsalt ei suuda õigesse kohta liikuda, neil on mingisugused ökoloogilised barjäärid ja võivad tegelikult välja surra ja see kõik nii-öelda on väga otseselt sellega seotud. Ja kolmas suur asi on lihtsalt see nii-öelda meeletu saast, mida me oleme enda ümber tootnud, mida me oleme enda ümber siis nii-öelda ehk ütleme tänases kontekstis Eestis me oleme sellega nagu paremini hakkama saanud, aga laias laastus oleme me ikkagi küllaltki halvasti käitunud kõige selle nii-öelda ressursi ja materjaliga, mis me maast võtnud oleme, sellest midagi tootnud ja siis selle suuresti enda kõrvale jätnud. Mina kahjuks pean tunnistama, et oma lapsepõlvest mäletan seda, kuidas inimesed üsna tihti viskasid prügi tee äärde või siis ka autoga sõites, kui mingi asi ära söödud oli või ära joodud oli, siis prügi viskasid näiteks autoaknast välja. Sellist asja me enam ei näe, aga laias laastus ja maailmas oleme me tootnud meeletutes kogustes asju, kasutanud neid küllaltki lühidalt ja selle ära visanud. Ja kuigi siin Eestis näiteks me seda nii väga ei näe, siis see kultuur, see tarbijakultuuri pool, et me midagi ostame impulsist, kasutame lühidalt ja viskame ära, on tegelikult ainult hullemaks läinud, kui me täna mõtleme kas või selle peale, kui palju me tellime näiteks internetis sellistest väga odava müügiga kauplustest nagu Temu või Shein tooteid, mille eluiga on ääretult lühike, mida me siis lihtsalt nii-öelda mõtestamegi kui odav asi, mis võib lihtsalt ära visata, siis see kõik on läinud kuhugi loodusesse. Ja tekitab seal täpselt samamoodi väga palju probleeme, et üks asi on see, mida me silmaga näeme, ehk siis see prügi, mis on esteetiliselt kole, aga kõik need ained, mis sealt seest välja lagunevad, tekitavad probleeme, näiteks kõige tuntumalt ilmselt mereplasti ja mereprügi näol meie enda toiduahelas, ehk siis me sööme seda sama plasti hiljem läbi näiteks mereelukate tagasi endasse, aga samamoodi kõik need nii-öelda kemikaalid, mis nende toodete juures on läinud, sattuvad meie pinnasesse, meie nii-öelda siis toiduahelatesse, veeahelatesse, teistes kontekstides ja jällegi kahjustavad nii teiste liikide tervist ja toimimist kui ka meie endi omi. Ehk siis see suuresti see küsimus,
kuhu me peame jõudma kõike seda nii-öelda mõtestades, on tegelikult väga paljuski seesama, et millise tuleviku poole me siis teel oleme. Eks me teame, et meil on need probleemid olemas, me teame, et me oleme ise need probleemid endale tekitanud, ehk siis me saame aru, et meil on siin agentsus, me saame midagi teha, et seda kurssi muuta, et millisel kursil me siis tahame olla, kas jätkata samamoodi, nii-öelda võttes ära seda, et nii-öelda keskendudes, nagu Toomas välja tõi sellele nii-öelda majandusega mõõdetavale SKP-le ainult, või siis soovime me mõtestada ka teisi väärtusi selle ümber, tajuda ise ka nii-öelda neid teisi kasusid, kas või seesama puhas õhk ja nii-öelda loodusrikkam keskkond ja mõtestame siis seda teed nii-öelda nendele kõigele mõeldes tulevikku. Ja nüüd ma jõuan sellise nagu keerulise osani oma jutus, ehk siis ma selle asemel, et nii-öelda rääkida sellest, kuidas me kõik ise peaksime nii-öelda mõtlema endast selles olukorras, sest hästi tihti need küsimused, millest me räägime, küll on väga palju kasu sellest, kui me ise nii-öelda oma käitumist parandame, muudame, tellime vähem rämpsu, tagame selle, et me oma jäätmeid sorteerime, liigume rohkem jala, ühistranspordiga, kuidas iganes, siis lõpptulemus on need suuri muutusi, neid, millest me siin nende probleemide kontekstis räägime. Selleks, et neid teha, on vaja ikkagi tegelikult väga suuri olulisi muutusi ja siin me peame tihti rääkima regulatsioonist, mis ilmselt kellelegi nüüd nagu suurt rõõmu silmile ei toonud, et ma seda nüüd niimoodi mainisin. Aga ma proovin sellest kuidagi niimoodi läbimõtestatult rääkida, ehk siis kuidas me nüüd siis selle kõigega hakkama saame globaalselt, nii-öelda Euroopa tasemel ja kuidas see meid kõiki mõjutab. Euroopa keskkonnapoliitika on viimased 5 aastat väga, 6, väga konkreetselt tegelenud mitte sellega, et me peame käsitlema üksikuid keskkonnaprobleeme, nagu mina rääkisin, et meil on siin näiteks elurikkuse probleem, meil on siin kliimaprobleem, meil on siin jäätmeprobleem. Selle asemel on püütud vaadata seda väga inimese keskselt. Ehk siis me mõtestame läbi inimese rolli kõigis selles nii-öelda probleemis ja mõtestame selle, et kuidas inimesel just neid nii-öelda majanduskasvust erinevaid siis nii-öelda kasuaspekte tugevdada. Kuidas me tagaksime selle, et nii-öelda see toit, mida me tarvitame, oleks tervislikum, kuidas me tagaksime seda, et lihtsam oleks ringi liikuda keskkonnasõbralikult, kuidas me tagame seda, et see energia, mida me kasutame kõige tegemiseks, mis meil on, oleks võimalikult puhas, kuidas teha nii, et meie kodud oleksid võimalikult hea keskkonnaga, see tähendab, et kui me elame siin põhja pool, siis nad oleksid võimalikult soojad, kui me elame kuskil, kus on väga kuum, et nad oleks lihtsasti jahutatavad ja nii edasi, ehk siis me mõtestame seda läbi selliste nagu väga lihtsate aspektide, et kuidas nii-öelda tagada parem tulevik, sest väga paljuski kõik need asjad on seotud ka sellega, et meil on võimalik siis suunata maailma sinna poole, et nii-öelda see puhtam energia tuleks, aga see puhas energia mitte ainult ei taga meile nii-öelda taskukohasema energia, vaid tagab ka selle, et keskkond, need samad probleemid, millest ma rääkisin, hakkavad vaikselt paremuse poole liikuma. Selleks, et seda nii-öelda natukene selgitada, pean ma kõigepealt rääkima sellisest toredast asjast, nagu et kuidas Euroopa Liit üldse toimib. Sest ma olen üsna kindel, et enamus seda väga hästi ei tea ja teisalt kõik, mis seal nii-öelda Euroopa tasandil toimub, tundub kohutavalt loll ja ebaloogiline, kui seda hästi ei tea. Pärast seda hakkab nagu see nii-öelda vaidluste teema ja keerukuse pool tunduma lihtsam. Euroopa toimib 3 sellisel põhilisel suunal või 3 nii-öelda põhilise institutsiooni läbi. Esimene nendest on Euroopa Komisjon ja seda võib käsitleda nii, nagu meil on umbes ministeeriumid. See on siis see pool Euroopa Liidust, mis tegeleb seaduste väljatöötamisega. Nendele öeldakse, et midagi on vaja välja töötada ja nemad on siis see pool, kes seda teevad, nagu meie võime siis käsitleda. Näiteks, kui meil on majandusministeerium, siis seal on nii-öelda majandusdirektoraat, kui meil on keskkonnaministeerium, seal on keskkonnadirektoraat ja nii edasi, nii edasi. Igal valdkonnal on nii-öelda siis oma see tükk komisjonist. Komisjonil on oma president, seal seda juhib täna Ursula von der Leyen ja igal riigil on seal oma volinik, täna Eestit esindab seal siis Kaja Kallas, kes on kõrgem välispoliitika esindaja. Siis on Euroopa Parlament ja Euroopa Parlament on siis selline pool Euroopa süsteemist, mis esindab otse Euroopa kodanik, ehk siis kõik teie, kes te olete valimas käinud, valinud Euroopa parlamendi valimistel oma kandidaadi, siis need inimesed, kes siis sinna said, peaksid esindama teid kui kodanikke. Ka seal on nii-öelda siis
oma president, kelleks on täna Roberto Metsola, ja seal on Eesti poolt siis hulk saadikuid ja niimoodi igalt riigilt siis nii-öelda selline vastavalt riigi suurusele, populatsiooni suurusele siis leitud mingisugune tasakaalustatud number saadikuid, kes seal esindavad. Ja lõpuks, ja see on nagu selline natuke keerulisem pool, et kui sellise ministeeriumi ja parlamendi või Riigikogu laadse struktuuriga oleme me kõik tuttavad, siis Euroopas on kolmas selline huvitav institutsioon veel nagu Euroopa Liidu Nõukogu, mis on samamoodi siis selline esinduskogu ja see, kui parlament esindab inimesi, kodanikke, siis nõukogu esindab riike. Ja seal on esindatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, need on esindatud läbi siis valdkondlike ministrite. Eesti poolt näiteks keskkonnaküsimustes käivad seal Andres Sutt ja Kuldar Leis, kes on siis vastavalt energia ja keskkonnaminister ja taristuminister, ja nemad käivad siis nii-öelda läbi rääkimas ja mõtestamas siis oma valdkondadega seotud seadusi. Siin otsest presidenti ei ole, tavaliselt on iga poole aasta tagant eesistuja riik, kelleks täna on Taani. Ja need kõik kolm institutsiooni on ääretult olulised, sest iga kord, kui te kuulete kuskilt, et tuleb mingisugune uus seadus või mingi algatus, siis see nii-öelda esimene mõte on see, et kuskilt Euroopast on midagi välja mõeldud ja kuidagi peale sunnitud või suunatud, siis tegelikult see protsess käib üsna pika ja keerulise diskussioonina. Nimelt siis komisjon tõesti peab välja töötama mingisuguse algatuse või seaduse. Seda nad teevad tavaliselt selle põhjal, et nii-öelda riigijuhid, meie mõttes siis peaminister, aga mõne riigi siis president, mõne riigi kantsler, olenevalt siis igast süsteemist, et riigijuhid saavad kokku, ütlevad, et meil on vaja sellisel suunal poliitikat ja komisjon siis seda nii-öelda rakendab, viib ellu, kirjutab seadusi. Ja need seadused, kui komisjon nendega valmis saanud on, siis komisjon ütleb, mina või meie siis siin komisjoni poolt näeme välja, et see seadus on selline, ütlevad näiteks mingi numbri, et näiteks keskkonna mõttes tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet mingi X% ja siis pakuvad selle välja. Aga see ei tähenda seda, et see seadus veel üldse kellelegi kehtiks või isegi korda läheks, sest seda hakkavad siis omaette arutama nii Euroopa Parlament kui ka siis nõukogu. Mõlemad saavad selle seaduse, mõlemad hakkavad kõigepealt niimoodi omaette seda arutama, mõtestama. Parlamendis mõeldakse, et oi, see komisjon on ikka jube vähe tahtnud. On öelnud, et see peab olema 40%, aga tegelikult peaks ikkagi 50% olema. Ja vaidlevad siis omavahel, kuni nad jõuavad parlamendi nägemuseni sellest seadusest. Põhimõtteliselt kirjutavad seadus oma soovi järgi ümber. Ja sama teeb ka nõukogu. Ehk siis liikmesriigid istuvad maha. Ja kuna liikmesriikidel tavaliselt on keerukas, nad esindavad valitsusi, siis nemad tihti nii ambitsioonikad ei taha olla kui komisjon ja nemad kirjutavad selle seaduse hoopis teistmoodi ümber. Tihtilugu näiteks võtavad mingeid asju natuke vähemaks või panevad mõned erandid juurde. Ja nemad saavad ka omavahel kokku lepitud. Ja siis, kui mõlemad on nii-öelda eraldi selle seaduse ümber kirjutanud, siis nad peavad hakkama omavahel vaidlema, et leppida kokku see nii-öelda lõplik tulemus. Mis see nii-öelda siis see, et kui üks ütleb, komisjon pakkus 40, siis parlament ütles, et teeme 50 ja nõukogu ütles, teeme 30, siis nad peavad omavahel kaklema, vaidlema ja tavaliselt see protsess siis võtab päris mitu aastat enne, kui me jõuame sinna maani, kus hakkab kehtima mingi seadus. Ja kuigi see võib kõlada nagu kergelt absurdselt, et miks seda nii pikalt vaja jaurata on, siis kogu selle asja eesmärk on see, et me suudamegi luua selliseid seadusi, mis suudaks toimida Euroopa Liidu üleselt, mis suudaks võtta arvesse väga palju erinevaid aspekte nii sellest, et millised on riigid üle Euroopa, kui ka selleks, et millised on kogukonnad, millised on erinevad vajadused ja niimoodi on tegelikult ka kogu keskkonnaregulatsiooni pool välja toimetatud. Ehk siis sellega ma nagu natukene tahan öelda ka seda, et kui keegi teile kunagi ütleb, et kuskil kaugel Euroopas tehakse mingeid asju, millest meie nii-öelda inimesed midagi kuulnud ei ole, kaasa rääkida saanud ei ole, siis alati on iga keskkonnaseaduse juures on meil kas keskkonnaminister, kliimaminister, energiaminister, kes iganes seal parasjagu seda väidab, alati on juures meie parlamendisaadikud ja alati on juures meie volinik komisjoni poolt, ehk siis eestlased alati kõikides nendes protsessides on kaasatud. Selleni ma ka veel jõuan, kui me arutame.
Ja tuues niimoodi hästi konkreetse näite, siis tavaliselt siis me jõuamegi selliste olukordadeni, kus tuuakse välja mingisugune Euroopa-ülene seadus, lepitakse kokku näiteks, et Euroopa Liidu üleselt tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja see tavaliselt sõnastatakse küllaltki keeruliselt selliste tehniliste terminite taga, aga ääretult oluline on siis need terminid lahti pakkida ja mõtestada, et mis seal kõik siis tähendab. Ja üldiselt siis näiteks kliimaseadust ütleb 3 asja oma suhteliselt pika tekstiga. Esiteks on siis see, et aastaks 2050 tuleb saavutada kliimaneutraalsus, aastaks 2030 tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet 55% ja üldiselt sellest heite vähendamisest ei piisa. Me teame, et kliima juba on muutunud ja muutub veel, ehk siis selle kõigega peab ka kohanema. Ehk siis see on see protsess, kuhu välja jõuti läbi kõikide nende kaasamiste, tulemuste ja arutelude. Ja niimoodi toimitakse tegelikult kõikide nende keskkonnaprobleemidega. Ehk siis alustatakse sellest, mis see probleem on, nagu ma alguses rääkisin, me mõtestame läbi selle, et mis meil täna valesti on, kust see probleem oma alguse saab, kuidas me seda saaksime lahendada ja siis me jõuame selle aruteluni, ehk siis mida on võimalik riikidel teha, kui palju on võimalik teha, sest ka see aspekt on alati väga oluline, ehk siis ei saa ju lõpmatuseni ja ainult üles kruvida seda pinget, et see arutelu tulemusena me siis jõuame mingite selliste lõplike seadusteni. Ja kui rääkida sellest veel niimoodi laiemas kontekstis, siis me oleme näinud viimasel 5 aastal üsna tugevat keskkonnaalast seadusandluse arengut. See on viimastel aastatel nüüd pöördunud. Jõuame ka sellest täna rääkida natukene, kui selle vastu huvi on. Aga mida me näeme, on tugevdatud elurikkuse seadust, ehk siis on tagatud see, et meil oleks Euroopas rohkem selliseid alasid, kus elurikkus saaks areneda, saaks säilida, et oleks need võrgustikud paremini omavahel seotud, et erinevatel liikidel oleks paremad elukohad. On mõtestatud ümber põllumajanduspraktikaid, on püütud toetada rohkem mahepõllumajandust, on püütud toetada rohkem siis selliseid kogukonna tegevusi, on püütud toetada rohkem näiteks ka noori inimesi rohkem põllumajandusse minema ja rohkem selliseid keskkonnasõbralikke praktikaid ette võtta. Ja tegelikult on väga palju ka tehtud selle nimel, et seda jäätmekuhja, mis ma alguses näitasin, et seda juba jõuses ei tekiks, et tooted ei oleks nii ülepakendatud, et seda plasti suudetaks kokku koguda paremini ja seda siis hiljem materjaliks uuesti taaskasutada, ehk siis selline ringmajanduse aspekt. Kuna täna on selleks suuremaks teemaks meil siin põllumajandus, siis peab mainima, et suuresti kõik need esialgsed kavad, mis umbes 5-6 aastat tagasi olid, põllumajanduses on pigem ellu viimata jäänud. Ehk siis keskkonnaalaselt arengud põllumajanduses on pigem takerdunud suurtesse kaklustesse ja vaidlustesse. Selle põhjus on suuresti see, et kõik need ootused või vajadused põllumajandusele olla keskkonnasõbralikum tulid ajal, mil tegelikult see sektor ise või see põllumajandus üle-euroopaliselt oli läbi käimas väga suuri muutusi ja väga suuri probleeme. Üks pool sellest on, täna me näeme juba selle sama kliimamuutuse tulemusi, on rohkem põudasid, on rohkem üleujutusi, need perioodid, kus taimed kasvavad ja millal nendega saab tegeleda, on nihkunud, mis teeb kõik selle põllumajanduse haldamise palju keerulisemaks ja vahel kallimaks. Meil on olnud väga suuri küsimusi toidujulgeoleku osas pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on vappunud kindlustunne, on tegelikult muutunud väga palju ka sellest, kuidas, kes ja millisel viisil siis seda toitu toodab ja liigutab ja transpordib ja kellele müüb. Ja kõik need ootused, nõuded, pinged korraga olid tegelikult väga keerulised ja see sektor väga tugevalt surus ka vastu nendele muutustele. Et täna on võetud siis küllaltki pehme lähenemine regulatsioonile Euroopa tasandilt, väga palju seda ei tule, küll aga mida saab öelda selle põllumajandussektori kohta ja mis saab olla ka selline mõttekoht sellele, et mis on kohalike kogukondade ootused, vajadused, võimalused, mis on need ootused ka Eesti riigile, on see, et järgmine eelarveperiood, järgmised põllumajanduse suunatud Euroopa Liidu vahendid saavad olema palju rohkem riigi enda otsustada, vähemalt komisjoni praeguse vaate järgi need läbirääkimised alles algavad, see suur omavahel vaidlemise protsess. Ja siin on kindlasti vaja ka väga selgelt siis sõnastada Eesti riigile, öelda, millised vajadused ja ootused on.
Ja natukene siis sellest elu mõjutamisest ka ja mida sellega teha saab. Ma arvan, et väga keeruline pole mõista seda, et kui me enda ümber nii-öelda keskkonna ära saastame, palju prügi loobime, seda nii-öelda mingeid ohtlikke aineid sinna uhame ilma läbi mõtlemata, et see ei mõju meile hästi. Et ühest küljest, eks ole, see sama mikroplast ja plastireostus laiemalt, mis meie kehadesse satub, mille mõju on veel väga paljuski lõpuni läbi mõtlemata või läbi mõistmata. Need teadusanalüüsid väga paljuski veel käivad. Aga mida me ajaloost teame, on see, et väga paljud erinevad ained, mida me oleme kasutanud näiteks selleks, et meie pannid oleksid libedamad, et see ei nakkuks sinna nii tugevasti, on hiljem tulnud välja, on mõjutanud näiteks meie närvisüsteemi, kui nad tagasi meie kehasse jõuavad. Ehk siis see pool on suhteliselt hästi mõistetav, et see väga otseselt mõjutab meie tervist. Täpselt samamoodi, kui me ei liigu puhtamale energia tootmisele, kui me ei liigu puhtamale transpordile, siis me hingame järjest rohkem neid toksilisi materjale õhku endale sisse. Ja ka see mõjutab väga otseselt meie tervist. Ja nendes asjades me oleme kindlasti siin kontekstis paremini saanud, aga väga paljuski ka see probleem on selles, et me ekspordime neid muresid. Ehk siis me siin enda ümbert hoiame korras, hoiame puhtana, aga siis oleme liigutanud need mahukamad massilised tootmised kuhugi mujale, kuskil kaugel, teised inimesed kannatavad selle läbi ja meie ikkagi lõpptulemusena planeeti või seda maad korda ei saa, sest ega see, kui kuskil mujal halvasti läheb, ütleme nii, keskkond ja loodus piire ei tunne. Ja ka see sama aspekt, et me tihti kiipume näiteks rääkima sellest, et meie osa selles näiteks selles samas kliimamuutuse probleemis on ääretult väike, et me ei peaks selle peale üldse mõtlema ja pealegi see meid väga ei mõjuta, siis ka selles osas on hästi oluline aru saada, et see väiksuse pool meist alati jääb tõeks nii halvas kui heas, aga see mõju, see mida ka suured riigid teevad, lõpuks tuleb tagasi meile. Et me teame seda, et siin siis selle sajandi lõpuks umbes tõuseb Eesti keskmine temperatuur, kui me midagi ette ei võta, umbes 4,3 kraadi keskmiselt. Ja kuigi see 4,3 kraadi, kui me mõtleme praegusele temperatuurile õues või üldse keskmiselt Eesti temperatuurile ei tundu väga hull, siis laias laastus see võrdlus, sest keskmised alati kipuvad tasakaalustuma, on pigem see, et kui me nüüd oleme harjunud sellega, et vahel on kuni 30 kraadini kuuma ja päris halb on suviti, et siis pigem hakkame me sajandi lõpuks nägema Eestis ka 40-kraadiseid perioode, mis tähendab juba väga tugevalt seda, et see mõjutab meie tervist ja mida vanemaealisemad inimesed on, seda rohkem see tegelikult ka otseselt tekitab ohtu inimese tervisele. Siinkohal tasub mõelda, et siis mis teie vanus täna on ja mis vanuses te olete näiteks aastal 2060, 70 või 80. Ja siis ka kõik need samad sademete tugevnemised, mida me näeme juba ka praegu, ehk siis üleujutuste oht suureneb, sellel on väga tõsine kahju näiteks meie enda majandusele, mis aegadel meil on võimalik näiteks oma metsaressurssi kasutada, kuidas meie toidu kasvatamine toimub, mis aegadel meie põllud üleujutatakse ja nii edasi. Aga ka otsene konkreetne inimlik mõju, ehk siis kas mu maja ujutatakse üle ja mida ma siis selle kõigega teha saan ja kas ma üldse seda ka hiljem kindlustada saan. Ja ka keskmine tuulekiiruse kasv on viiendiku võrra tugevam, mis jällegi ei tundu protsendi või esmasel pilgul kõige hullem, aga mida me teame on ka see, et juba praegused tormituuled põhjustavad väga tugevaid elektrikatkestusi mingites piirkondades ja mida hullemaks see läheb, mida tihedamaks see läheb, seda halvem see on. Nii et lõpptulemusena see probleem või need probleemid, millest me keskkonnas räägime, need küsimused, mida me peame lahendama maa osas, mõjutab meid laialdaselt, üle-eestiliselt ja peaaegu kõikides aspektides meie eludes. Ja see maa teil siin täna valitud teemana on hästi keskmes selles kõigis, sest seda maad on vaja hästi paljudeks erinevateks asjadeks ja ta on seotud hästi paljude erinevate protsessidega. Alates sellest, et kuhu me paigutame uued
tööstushooned, kuhu me paigutame uued elektritootmisviisid. See küsimus, et millised need tootmishooned ja millised need elektritootmise viisid on isegi väiksem, kui see, et neid tuleb kuhugi panna, kui me soovime neid kasutusele võtta ja see juba tekitab küsimusi. Kuhu me tahame arendada oma uusi elualasid, kui me tahame näiteks uusi maju juurde või võtta kasutusele, kuhu me tahame luua uusi põldusid, mida nendeks kasutada ja kus me hoiame siis oma elurikkust selle kõige tulemist. Need kõik on omavahel seotud ja mida rohkem me saastame, mida rohkem me võtame seda maad ainult ära kui ressurssi, seda vähem siis jääb sellele loodusele ja seda suuremaks kõik need teised probleemid seal lähevad. Ja see põhjus, miks me seda kõike siis sedasi regulatiivselt või koostöös teiste riikidega või püüdes leida ühiseid viise, ühiseid liikumispooli ongi selles, et neid probleeme ei saa ükski riik iseseisvalt lahendada. Siin on vaja see aspekt, et me toimime koos. Ja see probleem suuresti väljendubki selles, et kui meie ei taha midagi teha, siis või meie näeme, et meie roll on väike või me näeme, et meil probleemi väga ei ole, siis see, mis mujal toimub, alati mõjutab meid. Mõjutab ta kas otseselt läbi selle, et ka meie keskkond halveneb või mõjutab läbi selle, et me teame, et järgmise 30–50 aastaga saavad väga suured osad siis lõuna ja ekvaatori ümber asuvatest maapindadest sellisteks, et seal on väga-väga raske, kui mitte võimatu elada ja need inimesed tahavad liikuda kuhugi, kus on parem. Ehk siis, kui meie tahame, et need probleemid oleksid väiksemad, peame ka meie koos teiste riikidega neid lahendusi leidma. Ja õnneks lõpptulemusena igaüks saab siis omada ka seda mõju. Üks pool on see, et mida me ise tarbime, mida me tarbimata jätame. Ja nagu te nägite, kõik need arutelud, ehk siis mis positsiooni Eesti võtab, milliseid seisukohti, milliseid seadusi ja kuidas me teiste riikidega räägime. Et kui me valime ka omale esindajaid, siis ka sellel on väga oluline mõju. Aga mis on võib-olla kõige huvitavam siin tänases kontekstis on see, et ja see jõuab natuke tagasi ka Toomase ettekandeni, et tegelikult see kogukonna vaade, et kui me siin väikesel lapil suudame selle asja läbi mõtestada ja suudame toimida paremas kooskõlas, siis sellest on väga palju õppida ka laiemas kontekstis. Ma rohkem kohe ei räägi, eks jõuab pärast natuke ehk veel.